tere Vikatimeistri töötoast ja selle video teema on vana nõukaaegse veneaegse vikati pinnimine ja teritamine. Minule toodi täna üks vikatitera pinnimiseks, teritamiseks ja vaatame lähemalt seda tera lõikeserva. Kõigepealt on mul siin üks vikatitera, mida ei ole üldse pinnitud ja üldiselt väga levinud on niitmine sellise teraga. Kes ei pinni, siis sellise inimese tera, siis sinu tera on tõenäoliselt selline, kui sa ainult luiskad. Aga minule toodi siis täna hoopis see tera ja minu esimene küsimus oli, või mõte oli, et huvitav, et kas seda üldse on vaja pinnida, sest siin on selgelt näha pinnitud ala ja see tera selles osas on tunduvalt õhem kui siit edasi minnes. Kuid see vikati kasutaja on kogenud niitmist ülimalt terava vikatiga, siis juba ka selline pinnimisala teda enam ei rahuldanud ja ta tundis, et luiskamise peale läheb liiga palju ressurssi ja see vikat enam ei lõika nii nagu varem. Ja tegelikult on tal tuline õigus. Kui sa oled ära harjunud tõeliselt terava vikatiga, siis tahad, et see vikat oleks sul kogu aeg sama terav ja ideaalne ja sa soovid seda pinnimist tihedamalt teha. Vaat siin osas on vikat uuesti üle pinnitud. Ja võrreldes selle osaga venitus see osa siit julgelt veel 2 millimeetrit ettepoole. Ja see tera siit osast on nüüd hirmõhuke ja libiseb sinna heina sisse kui habemenuga sulavõisse. See nõukaaegne tera kindlasti nii kaua teravust ei hoia kui Austria tera, kuid üldiselt on nendega ju aastakümneid niidetud. Ja üks vana härra käis mu eile siin stuudios, kes kinnitas kõike eelöeldut, et vikat peab olema üliõhuke ja ta tuligi otsima siia väga õhukest vikatit. Tal oli mingisugune võsavikat kuskilt kätte sattunud, mida ta sai kohe aru, et see oli õige asi. Ja üliõhuke ja veel tuleb ta veel üliõhukeseks saada kas siis pinnimise, lõikamise või käiamise teel. Tänan, et vaatasid. Head pinnimist, lõikamist, käiamist, luiskamist ja alles siis niitmist.